Selles videos tahaks ma rääkida armulauast ehk siis sümboolsest vere joomisest, mis toimub kristlikus kirikus ja erinevates siis kogudustes. Ma pikalt mõtlesin, kas ma teen sellest teemast video või mitte. Ja kui ma teen selle video, siis milline oleks selle video eesmärk? Selle video eesmärk on panna pingi kristlasi, kes on seotud erinevate ususektidega, mõtlema. Ja mõtlema iseseisvalt, niinimetatud armulaua üle. Ja mitte uskuma, mida pastor sulle kantslist räägib, vaid et sa ise võtaksid piibli, loeksid seda piiblit ja mõtiskleksid püha vaimu kaasabil selle teema üle. Sellist sõna nagu armulaud me piiblist esiteks ei leia. See video ei muuda kindlasti pastorid, kes teenivad erinevates ususektides ja kelle süda on niinimetatud uhke ja kivistunud. Nemad käivad nagunii Rooma katoliku kiriku kehtestatud paganlikes traditsioonides nagu jõulud, suurreede, lihavõtted ja kõik teised sellised veidrad kirikupühad, millest piibel vaikib. Need ususektid, nad ei saa või nad ei taha nendest paganlikest pühadest millegipärast välja astuda. Samuti ei muuda see video neid kristlasi, kes iseseisvalt kaasa ei mõtle. Kui mina olin noor kristlane, ei mõelnud ma iseseisvalt väga Jumala sõna üle, vaid ma uskusin, mida vanemad usklikud ja pastorid räägivad. Täna olen ma pidanud nii mõnedki õpetused ja traditsioonid maha jätma, kuna need on piibli sõnumiga täielikus vastuolus. Ma olen seda ka varem öelnud, et kristlane eesotsas siis karjasega, pastoriga suudab rääkida musta valgeks ehk õigustada tegevusi, mis ei ole kooskõlas Jumala sõnaga. Ja nad teevad seda nii osavalt, et pingis istuvad lambad jäävad neid uskuma ja nad ei näe mitte mingisugust ohtu iseendale. Nüüd lähen ma siis selle armulaua ehk siis selle sümboolse verejoomise teema juurde. Ma ütlen veel kord, see video ei kohusta mitte kedagi muutma oma tegevusi, kuid soovitav on kaasa mõelda ning uurida neid kirjakohti, mida ma puudutan selles videos. Te võite jätkuvalt püherdada poris, roojastada ennast igasuguste ebapuhaste toitudega, uskuda, et Jeshua löödi risti reedel, kui on paganlikud lihavõtted ja jänkude pühad. Te tähistate seda risti löömist kogu aeg ühel ja samal päeval, reedesel päeval. Mis sest, et Jumala kalendris on see nädalapäev muutuv. Te võite jätkuvalt edasi tähistada jõule, uskudes ise ja valetades ligimestele, et Jeshua sünnipäev on 25. detsember. Sina ei pea mind uskuma ega seda, mida sa kohe kuuled. Mida ma aga palun, on see, et kui sa oled usklik, tuleks sul tegelikult endal kaasa mõelda, mida sa kuskilt kuuled ning milliseid tegevusi sa koguduses teed. Sinu pastorid mõjutavad sind. Mina mõjutan sind samuti selle videoga. Aga ma ütlen sulle siin selles videos, palun mõtle ja uuri ise seda teemat, millest ma siin räägin. Sest Jumala sõnas on vere kohta väga konkreetne hoiatus. Kui sinu sees on püha vaim, siis tema toob sulle selguse tõe kohta. Selle tõe äratundmine võtab mingisuguse aja sinu elust. Aga see aeg peab olema veedetud koos Jumalaga, koos tema sõnaga, ehk siis sa hakkad ise uurima piiblit. Sa mõtiskled loetu üle, kuna piibel on sinu manuaal. See on juhend sinu eluks, mida sul tasuks siis pidevalt uurida ja mõtiskleda. Ma siiralt soovitan sul seda teemat kuulates rajada oma usk Jumala sõna peale. Jumal on aegade algusest juba andnud väga selge sõnumi, et verd ei tohi süüa ega juua. Mõned kirjakohad. 1. Moosese 9, lõige 4. Kummatigi ei tohi te liha süüa ta hingega. See on ta verega. 3. Moosese 19.26. Ärge sööge midagi koos verega. 1. Samuel 14.33. Aga Saulile anti teada ja üteldi, vaata, rahvas teeb pattu issanda vastu, kui ta sööb koos verega. Ja tema ütles, teie ei ole olnud truud.
1 Saamuel 14, lõige 34 ja Saul ütles: minge laiali rahva sekka ja öelge neile, igaüks toogu minu juurde oma härg ja lammas ja tapku need siin ning söögu. Ärgu tehtagu pattu issanda vastu, süües koos verega. Vere söömine ja joomine oli vanasti keelatud. Ja ma eeldan, et Jumal mõtles selle toore liha söömist koos verega, mis siis ütleme veri, mis oli soe ja liha, mis oli selline pehme ja mahlakas kohe peale küttimist. Ja see oli väga populaarne tegevus. Ei saa salata, et ka täna meeldib osadele inimestele liha süüa koos verega. Ja on isikud, kes isegi söövad peale lapse sündi, söövad platsentat, mis on minu arust väga jälg tegevus. Uues testamendis on samasugune vere söömise keeld ja joomise keeld. Ja seda ütlesid siis Jeruusalemmas olevad apostlid. Need on 4 punkti, millest pidid uued usule tulnud usklikud siis hoiduma kindlasti enne, kui nad üldse kogudusse tulid. Need ei ole ainsad punktid, millest üldse lähtuda, vaid see oli selline printsiip, kui sa neid punkte ei täida, siis sa ei saa tulla koguduse kotta, tehes neid selliseid roojaseid tegevusi edasi. Nii et apostlite 15:20. Vaid neile tuleb kirja teel teatada, et nad hoiduksid ebajumalate rüvedusest, pilastusest ja lämbunud loomadest ja verest. Apostlite 21:25. Aga usklikuks saanud paganate kohta me oleme saatnud kirja, otsustades, et nad peavad hoiduma ebajumalate ohvriliha ja vere ja lämbunu söömisest ning pilastusest. See otsus tuli neil kooskõlas püha vaimuga. Kolosslastele 2:8. Vaadake, et keegi teid ei riisuks tarkuseõpetuse ja tühja pettuse abil, mis vastavad inimeste pärimusele, maailma algainetele ja mitte Kristusele. Meil kirikutes ja kogudustes on võetud kasutusele Jeshua vere joomine ja tema ihu söömine. Seda küll sümboolselt siis leiva, viinamarja mahla või siis veini näol. Tuleb tunnistada, et ka mina olen sellisest traditsioonilisest tavast osa võtnud aastaid, kuna ma pidasin seda tegevuseks, mida piiblitegelased samuti harrastasid. Ja seda õpetasid kusjuures koguduse karjased. Meil koguduse karjased seda armulauda ka täna jagavad ja lambukesed võtavadki sellest kenasti osa. Tänase seisuga väga paljude koguduste lambukesed isegi ei katsu ennast enne läbi, kui nad on läinud sellele armulauale. Vaid pattudes elavad koguduse liikmed võtavad sellest samuti osa. Piiblist saame mitmest erinevast kohast lugeda selle leivamurdmise kohta. Ma soovitan iseseisvalt need kirjakohad lahti võtta, lugeda ja mõtiskleda nende üle. Staažikatel usklikel on need juba pähe kulunud. Need on siis peatükkides Mattiuse 26, Markuse 14 ja Luuka 22. Kuna piiblis on pandud inimeste poolt pealkirjad, siis te näete, et tegu on paasa söömaajaga. Nüüd minu palve sinule, ole hea ja mõtle iseseisvalt kaasa. Kas Jeshua sai ikka süüa jüngritega koos paasatalle, kui ta oli ise paasatall, kes täpselt õigel ajal pidi tapetama? Jumal on seadnud täpse ajastuse, millal ja kuidas kogudus pidi paasatalle välja valima, hindama tema täiuslikkust ning siis täpselt kindlal ajal tapma. Ma olen teinud sellest ka ühe video, nii et kui sa viitsid otsida, siis sa leiad selle ülesse. Ja seal on väga selgelt ja näitlikult välja toodud kalendriga kõik see selline ajajoon. Mina väidan sulle praegu, et Jeshua ei söönud jüngritega viimast paasa söömaaega, vaid see oli lihtsalt üks ühine õhtusöök koos jüngritega, kus ta andis teada, et ta võetakse kohe-kohe kinni ja teda reedetakse. Ta näitas sellel õhtusöögil lauas sümboolselt, mis temaga tehakse. Tema ihu murtakse ja valatakse siis verd. Tema kui talle surm on uus leping tema veres. Ehk see on siis vereleping Jumala ja inimese vahel.
meie siis pattude andeks andmiseks. Et siis, kui me patud tunnistame, parandame meelt, siis me saame andeks ja meie patud kustutatakse. Meil on sarnane sündmus kirjas ka 1. Korintlastel 11. Selle pealkiri on sootuks teistsugune, kui oli Mattiuses, Markuses ja Luukas. Ja pealkiri on Püha õhtu söömaaja korrast. Ma räägin sellest kirjakohast natukene hiljem. Minu küsimus teile, miks ei ole sellist leiva murdmise ja karikast joomise tegevust kirjas Johannese evangeeliumis? Aga selles evangeeliumis on väga selgelt kirjas, et Jeshua pidas jüngritega õhtusööki. Lugege Johannese 13 alates ja te saate aru, et Jeshua pidas jüngritega viimase õhtusöögi ja seal ta andis neile väga selged juhtnöörid, mida tuleb neil pidada ja kuidas edasi käituda. Ta näitas muide jalgade pesuga ette, et tuleb olla alandlik. Ta näitas selle tegevusega eeskuju ja andis ka korralduse, et ka teie peate seda tegema. See on nagu alanduse märk, et isand ei ole üle oma õpilastest. Kui lugeda neid 3 kirja kohta, Mattiuse, Markuse ja Luuka, siis meile jääbki mulje, et selline vere joomine ja liha söömine murtud leiva näol on täiesti normaalne tegevus. Ja seda peaks nüüd pidevalt tegema igal pühapäeval. Kristlikes ususektides tuntakse seda kui lepingu uuendamise rituaali, mille Jeshua siis väidetavalt sisse seadis. Panite tähele, et Jeshua seadis sisse ka jalgade pesu, mida minu teada täna teevad ainult adventistid. Teised ususektid toovad mingisuguse veidra põhjenduse, miks seda jalgade pesu rituaali mitte teha. Aga verd joovad nad suure rõõmuga sümboolselt. Luuka evangeeliumis ja 1. Korintlastel 11 saame me lugeda veel lauset, et nii sagedasti, kui te seda teete, siis tehke seda minu mälestuseks. Mina isiklikult ei ole sellest rituaalist osa võtnud nüüd circa 1,5 või siis 2 aastat, kus siis pastor loeb peale viinamarja mahlale, et see on Jeshua veri, mis sinu eest valati. Ja see on Jeshua ihu, mis sinu eest murti. Vaatamata sellele, et ma pole sellest rituaalist osa võtnud, ma julgen jätkuvalt öelda, et ma olen lepingus. Ja Jumal ei ole mind mitte kuidagi maha jätnud. Ma olen hoitud, ma olen kaitstud tema nimes. Kui ma olen sattunud juhuslikult sellistele teenistustele, kus selliseid rituaalseid traditsioonilisi tegevusi tehakse, siis ma viisakalt keeldun. Kuna ma olen jõudnud selgusele, et Jeshua ei palunud oma jüngritel sellisel kujul seda tegevust teha, nagu tehakse enamustes tuntud ususektides. Seal juuakse sümboolselt Jeshua verd ja süüakse sümboolselt leiba kui tema ihu. Kõrvalt vaatajale ning Jumalat mitte tundvatele inimestele võib jääda sellisest traditsioonilisest tavast väga veider mulje, nagu oleks tegu inimsöömisega. Piiblis ka osad Jeshuaga kaasas käinud isikud ütlesid selle kohta, oih kui jäle see tegu on. Mattiuse 26-23 ma loen mõned üksikud laused, aga te võite ise lugeda selle lõigu iseseisvalt ja kaasa mõelda. Ma loen ühe olulise asja. Häda sellele inimesele, kes inimese poja ära annab. Sellele inimesele oleks parem, kui ta ei oleks sündinud. Nüüd natukene edasi, aga kui nad sõid, võttis Jeshua leiva, õnnistas ja murdis ja ütles jüngritele andes, võtke, sööge, see on minu ihu. Ja ta võttis karika, tänas, andis selle neile ja ütles, jooge kõik selle seest, sest see on minu lepingu veri, mis valatakse paljude eest pattude andeks andmiseks. Ja Markuse 14, lõige 18 on täpselt sama jutt, täpselt sama hoiatus, et häda sellele inimesele, kes inimese poja ära annab. Infoks nüüd teile, et me ei saa süüa ega juua 2 lauast, vaid kui me oleme Jeshua kui oma päästja ehk elava sõna vastu võtnud, siis me kuulume Jumalale. Me oleme temaga lepingus ja verelepingus. Me sööme ja joome seda ühte ja ainsat Jumala sõna enda sisse, kuna Jeshua on sõna.
Ta on eluleib. Kes temast sööb, kes temast joob, elab igavesti. Ja see on Jumala sõna. Ja me ei tunne nälga ja meil pole ka janu mingi teistsuguse õpetuse ega vaimsuse järgi. Teisisõnu, kui sa püsid Jumala sõnas, ammutad seda enda sisse ning käid selle sõna järgi, siis see inimene elab igavesti. Selline inimene on surmast ellu ärganud. Ta on üles äratatud surnust, sellepärast et vaim teeb ta elavaks. Võib-olla pole sa mõelnud selle peale, aga ma tahan sulle öelda, et meil on Jumal Jahvega vereleping tema poja läbi. See pole mingi niisama leping, kuhu sa annad lihtsalt oma allkirja, vaid see on vereleping. Ja kõik verelepingud, mida kas või inimeste vahel tehakse, on väga tõsiselt võetavad. Me ei saa suhtuda lepingusse Jumalaga ükskõikselt, vaid ta ootab, et me seda lepingut ka täidaksime ning peaksime seda lepingut ka pühaks. Üks hästi hea kirjakoht sulle, mille sa võiks oma kõrvade vahele installeerida, on Hebra 10, lõigust 26–31. Sest kui me tahtlikult teeme pattu pärast seda, kui oleme õppinud tundma tõde, siis ei ole enam ohvrit pattude eest, vaid ainult mingi hirmus kohtu ootamine ja äge tuli, mis neelab vastased. Kui keegi hülgab Moosese seaduse, siis peab ta ilma armu heitmiseta surema 2 või 3 tunnistaja sõna peale. Tänu Jumalale meil seda lepingut enam ei ole, sellepärast et see oli vanas seaduses, kus siis inimesi kividega surnuks visati. Täna meil seda karta pole vaja. Kui palju rängema nuhtluse väärib siis teie arvates see, kes Jumala poega on jalgadega tallanud ega ole pühaks pidanud lepingu verd, millega ta on pühitsetud ja kes on teotanud armu vaimu. Me ju tunneme teda, kes ütleb, minu päralt on kättemaks, mina tasun kätte. Ja taas, küll issand mõistab kohut oma rahva üle. Hirmus on langeda elava Jumala kätte. Sa mõistad selles kirjakohas seda, et Jumal väga konkreetselt annab hoiatuse, et kes Jumala poega jalgade alla tallab ja pühaks ei pea seda lepingu verd, millega ta on pühitsetud ja teotab armu vaimu, siis sellele isikule tuleb karistus. Mõtle selle peale. See on üks väga hea kirjakoht, mida oma kõrvade vahele panna. Jumala sõna ütleb, meile on antud poja vaim. See on Galaatlastele 4 lõige 6. Sõna ütleb ka seda, et meie sees on püha vaim ja kes püha vaimu kurvastab või pilkab, sellel ei ole andeks andmist ei selles ega tulevases elus. Mattiuse, Markuse ja Luuka evangeeliumis ei ole mitte kuskil märgitud sellisel kujul teksti, nagu on 1. Korintlastel 11. Ja kõik usklikud, kes on piiblit lugenud, teavad seda populaarset kirjakohta, mida ma just nimetasin, kus Paulus räägib issanda õhtu söömaajast. Kui te kokku tulete, et pidada isanda õhtu söömaaega, ei tee seda õigel viisil. Sest kui te seda pidama asute, olete oma söögi juba ära söönud ning üks on näljane ja teine purjus. Kas teil pole maju, kus süüa juua? Või kas te põlgate Jumala kogudust ja tahate, et need, kellel midagi pole, tunneksid häbi? Mida ma teile ütlen? Kas peaksin teid kiitma? Selle eest ma teid küll ei kiida. Ma sain isandalt teada selle, mille ma andsin edasi teile. Et isand Jeesus sel ööl, kui ta ära anti, võttis leiva ja esitanud tänupalve, murdis seda ning ütles, see sümboliseerib minu keha, mis teie eest antakse. Tehke seda minu mälestuseks ka edaspidi. See nüüd on see lause, millest väga paljud kristlikud ususektid on kinni hakanud. Tehke seda minu mälestuseks ka edaspidi. Ja siis nad söövad seda leiba seal ja joovad seda sümboolset verd. Pane nüüd hästi tähele. Samamoodi tegi ta karikaga pärast õhtusööki ja ütles, see karikas sümboliseerib uut lepingut minu vere alusel. Iga kord, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. Sest iga kord, kui te seda leiba sööte ja sellest karikast joote, kuulutate isanda surma, kuni ta tuleb.
kes siis sööb seda leiba või joob isanda karikast vääritul viisil, see patustab isanda keha ja vere vastu. Esmalt uurigu inimene end läbi ja tehku kindlaks, kas ta väärib seda. Alles siis ta söögu seda leiba ja joogu sellest karikast, sest kes sööb ja joob mõistmata, mida see keha sümboliseerib, see tõmbab enda peale hukkamõistu. Seepärast ongi teie seas palju nõrku ja haigeid ning üsna mitmed magavad juba surmaund. Nii et see nüüd on see 1. Korintlastel 11 kirjakoht. Te võite selle lõpuni lugeda, aga ma jätkan edasi siit. Millise sõnumi see kirjakoht tegelikult minule annab? Kas tõesti Jeshua kutsub jüngreid ja meid temaga lepingus olevaid usklikke tegema sellist rituaalset tegevust, et igal pühapäeval, nagu te täna kirikutes näete, kus pastor ja preester annab sulle selle oblaadi ja ütleb sinna peale sõnad, see on Jeesuse ihu, mis sinu eest murti, seejärel võtab topsi viinamarja mahlaga või veiniga ja ütleb sõnad, see on Jeesuse veri, mis sinu eest valati. Ja sina, lambukene, pead neid sümboleid sisse sööma, kuna sind on pandud uskuma, et kui sa seda teed, siis sinu leping uueneb ja sa pärid läbi selle tegevusega igavese elu. Kirikud ja erinevad ususektid on hakanud siis sümboolselt tegelema paganlusega, niinimetatud sümboolse inimsöömisega, uskudes, et see tegevus neid päästab ja et see tegevus on õige. Selline sümboolne vere joomine ja sellise oblaadi või siis saiakese söömine on pärit Rooma katoliku kirikust. See on kirik, ehk siis see on emakirik, mis on ajaloo vältel tegelenud paganlusega ning sidunud ka teised usuliikumised paganlusega ja on pannud need tegema samu tegevusi. Paljud pastorid väidavad, et Jeshua seadis selle vere joomise ja leivamurdmise korra sisse. Nad toovadki siin need kirjakohad teile ilusti välja. Ma tuletan meelde, Jeshua seadis sisse ka jalgade pesemise korra. Miks te, armsad pastorid, siis seda jalgade pesemise korda eirate ja ei tee selle järgi, vaid joote ainult verd? Ma lähen edasi ja ma jõuan varsti ka selleni, mis Jeshua tegelikult mõtles nende sümbolite all. Kui te mäletate Jeshua esimest imetegu, kus ta muutis vee veiniks, see juhtus mingil põhjusel pulmas ja ei ole kirjas minu arust, kuidas see juhtus, milliseid sõnu Jeshua lausus, aga väidetavalt siis vesi muutus veiniks. Jumal Jahve lõi oma sõnaga kogu loodu. Ta lihtsalt ütles välja sõna ja tulid esile just need asjad, mida ta välja ütles. Meie kasutada on täna samasugune sõnavägi ja meelevald. Kui sa oma sõnaga ütled viinamarja mahlale, et see on veri, siis sa jood verd, mida Jumal on keelanud teha. Isegi sümboolselt on selline tegevus keelatud. Kas Jumal läheb siis oma sõnaga kuidagi vastuollu? Ta ei lähe vastuollu. Kui te arvate, et osadel keelab süüa midagi verega ja juua verd, aga lepingus olev rahvas võib verd juua, olgugi et see on siis sümboolne. Kunagi sa ju ei tea, millal sinu välja öeldud sõna muudab veini vereks. Kui sa oled juba staažikas usklik, siis peaksid sa teadma, et piibel on sümbolite raamat, kus paljud lood on kirjutatud sümbolite keeles, mida ei saa ja ei tohi võtta üks ühele. Püha vaim avab sinule need lood ja jutustused, mis on kirjutatud sümbolite keeles ja sa hakkad nendest ühel päeval aru saama. Ma tean, et see jutt ajab paljudel usklikel juhtme kokku ja pea ajab segamini. Aga 1. Korintlastel 11 peatükis räägib Paulus ühisest koos söömisest. See oli õhtusöök. Kui me tuleme kokku ühise laua taha, siis me meenutame, mida Jeshua inimkonna heaks tegi. Me räägime seal laua taga Jumala sõna. Plus me püsime sõnas ja me püsime õpetuses. Ja me rakendame seda sõna oma ellu. Kui me püsime temas, sõnas, siis tema ehk Jeshua on eluleib, millest me sööme. Tema on lihaks saanud sõna. Ja tema on ka tõeline jook, millest me joome. See on püha vaim. Sellepärast, et kirjutatud on, ärge joovastuge veinist, vaid saage täis vaimu. Jeshua jaoks oli väga olulise tähtsusega ühine söömine ehk leiva murdmine. Söömist nimetati leiva murdmiseks. Seal oli laud,
mille peal oli päris toit, mitte sealiha, mitte sellised roojalised loomad ja mitte mingisugused oblaadid. Nüüd hästi oluline punkt. Me ei tohi Jeshua ohvrit kurjalt ära kasutada, vaid me peame ennast läbi katsuma. Kas me oleme ikka seda ohvrit väärt? Kas me ikka tahame temaga lepingusse astuda? Vaata, see on nüüd see läbikatsumise koht, 1. Korintlastel 11 peatükk, kus on kirjas, katsuge ennast läbi. Ma kordan igaks juhuks üle, et leping, kus sa täna oled, on vereleping. Kas me tahame ikka päriselt muutuda või tahame teha lihtsalt nalja Jumalaga? Üks kirjakoht on ka, minu arust oli see kuskil Johannese raamatus, kas 1. Johannese, et need, kes on Jumalaga lepingud, need vihkavad, esiteks nad vihkavad pattu ja nad ei tee pattu. Me ei saa mängida Jumala poja ohvri surmaga, võttes siis poja vastu oma päästjaks, paludes andeks oma patud ja siis ikka teeme pattu edasi. Sellega me pilkame seda ohvrit. Me ei võta seda ohvrit tõsiselt, kui me teadlikult teeme pattu edasi. Piibel hoiatab teadlikult tehtud patustamisest väga konkreetselt. Ja 1. Korintlastel 11 on ju väga selge tekst. Kui te ennast läbi ei katsu, siis sellepärast on ka teie seas väga palju nõrku, väga paljud on surnud, sellepärast, et te mängite Jeshua ohvriga. Kes alles usule tulevad, nemad kindlasti komistavad, nad teevad asju valesti, kuid staažikad usklikud peaks olema juba piisavalt kasvanud, et neid teadlikke patte nad enam ei tee. Kahjuks on pilt aga kristlikul maastikul suhteliselt nutune, kuna patt ja sõna kuulmatus uhavad kirikutes ja kogudustes. Levinud on selline armu evangeelium, kus pastorid ütlevad staažikatele usklikele, et pole hullu. Küll Jumal sulle andeks annab, kui sa palud andeks. Sellepärast, et me oleme inimesed, me pole täiuslikud, me teeme vigu. Loomulikult me teeme vigu, aga staažikate usklikena me ei saa teha enam pattu. Ehk siis eksida seaduses viidatud punktidele, mis Jumalat kurvastavad. Nii nagu armastav isa annab Jumal andeks kõigile, kes andeks paluvad. Aga andeks andmine ei tähenda seda, et sa pääsed karistusest. Ja mõtle sellele, kui sinu laps teeb korduvalt seda, mis on keelatud, sa annad lapsele 1-3 korda andeks, sellepärast, et ta palub andeks ja ta on sinu laps. Sa ei karista teda. Aga kui ta 4. kord teeb ikka samasuguse sigaduse, sa ikka annad talle andeks, kui ta andeks palub. Kuid siiski ühel hetkel sa rakendad mingisugust karistuse meedet tema osas, sellepärast, et ta ei kuula sinu sõna. Ta mängib sinuga, ta manipuleerib, ta kasutab ära sinu headust, lahkust. Lapse vanemana sa ju andestad oma lapsele, sa ei jäta mingisugust andestamatust õhku ega mingisugust kibedust. Aga järgneb mingisugune karistus või mingisugune trahv, olgu see siis, kas paned nurkada, võtad tal ära mobiiltelefoni, mida iganes. Et sihukest rihmaga peksmist mina isiklikult ei poolda. Ja Jumalaga on täpselt samasugune asi. Ta annab sulle andeks, aga ta karistab sind. Sellepärast, et sa oled korduvalt tema poega jalgade alla tallanud. Sa ei ole pühaks pidanud seda lepingu verd. Nüüd ma loen ette teile selle võtmekirjakoha, kus apostel Johannese kaudu tuleb esile see, millest ma ennist rääkisin. Kus iga püha vaimuga täidetud usklik peaks aru saama, et see rituaal, mida kirikus täna tehakse, et see on paganlik rituaal. Jeshua ei pidanud silmas seda selliselt, nagu seda tehakse täna. Süsteemne kirik paneb teid aga verd jooma sümboolselt. See on Johannese 6. peatükk. Ma soovitan sul selle Johannese 6. peatüki ka endal läbi lugeda. Ja loe seda rahulikult, loe seda häälega, mõttega ja sa saad tegelikult aru sellest, mida Jeshua pidas silmas, kui ta rääkis leiva murdmisest ja sellest niinimetatud karikast joomisest. Kõik, kelle isa mulle annab, tulevad minu juurde. Ja kes tuleb minu juurde, seda ei aja ma kunagi ära.
Sest ma ei ole tulnud taevast alla, et teha enda tahtmist, vaid selle tahtmist, kes mu on läkitanud. Minu läkitaja tahe on, et ma ei kaotaks ainsatki neist kõigist, kelle ta mulle on andnud, vaid et ma nad viimsel päeval üles ärataksin. Muide, täna on viimne päev. Sest mu isa tahe on, et igaüks, kes on tundnud ära poja ja temasse usub, saaks igavese elu ning ma äratan ta üles viimsel päeval. Siis tõusis juutide seas nurin Jeshua üle, sest ta oli öelnud, mina olen taevast alla tulnud leib. Nad ütlesid, eks see ole Jeshua, Joosepi poeg, kelle isa ja ema me tunneme. Kuidas ta siis nüüd ütleb, ma olen tulnud taevast alla? Jeshua vastas neile, jätke see nurin. Keegi ei saa tulla minu juurde, kui teda ei tõmba isa, kes on mind läkitanud, ja ma äratan ta üles viimsel päeval. Prohveti raamatutes on kirjutatud, siis õpetab Jehova neid kõiki. Igaüks, kes on isa kuulanud ja temalt õppinud, tuleb minu juurde. Ükski inimene pole isa näinud, ainult see, kes on tulnud Jumala juurest, on isa näinud. Ma kinnitan teile ja see on tõsi. Kes usub, see saab igavese elu. Mina olen elu leib. Teie esiisad sõid kõrbes mannat ja surid siiski. Kuid igaüks, kes sööb leiba, mis on taevast alla tulnud, ei sure. Mina olen elav leib, mis on taevast alla tulnud. Kes seda leiba sööb, elab igavesti. Ja leib, mille mina annan, et maailm võiks elada, on minu liha. Siis läksid juudid omavahel ägedalt vaidlema ja küsisid, kuidas saab see mees anda meile oma liha süüa? Jeshua ütles neile, ma kinnitan teile ja see on tõsi. Kui te ei söö inimese poja liha ja ei joo tema verd, ei saa te elu. Kes sööb minu liha ja joob minu verd, see saab igavese elu ja ma äratan ta üles viimsel päeval, sest minu liha on tõeline toit ja minu veri on tõeline jook. Kes sööb minu liha ja joob minu verd, jääb ühte minuga ja mina temaga. Nii nagu mind on läkitanud elav isa ja mina elan tänu isale, nii saab ka see, kes toidab end minust, elu tänu minule. Niisugune on leib, mis on taevast alla tulnud. See ei ole selline, mida teie esiisad sõid ja siiski surid. Kes seda leiba sööb, elab igavesti. Ma soovitan sul siis seda kirja kohta lugeda korduvalt, et sa saaksid sellest aru, millest Jeshua tegelikult räägib. Nii et kui te soovite edasi tegeleda rituaaliga, traditsiooniga, mida kirikus pakutakse, siis see on teie vaba valik. Te võite ükskõik kui palju seda ihu murda, verd juua sümboolselt, aga see ei taga teile igavest elu. Igavese elu tagab see, kui te püsite sõnas, õpetuses ja rakendades seda kõike oma ellu ja jagate seda ka edasi neile, kes veel ei tunne seda tõeteed. Johannes 1. peatükk 14. lõik ütleb, ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel ja me nägime tema au kui isast ainusündinu poja au, täis armu ja tõde. Jeshua andis väga selgelt mõista, kui te tahate olla minuga üks, siis te peate sööma minu liha. Ja see liha on sõna, see on seadus. Ja ta ütles veel, jooge minu verd. Veri on sümbol siis vaimust. Efeslastele 5:17-18 ütleb, seepärast ärge olge rumalad, vaid mõistke, mis on Jumala tahtmine. Ärge joovastuge veinist, kus tuleb õnnetu elu, vaid saage täis vaimu. Joosua 1:8. Ärgu lahkugu see seaduse raamat sinu suust, vaid mõtiskle sellele päeval ja öösel, et sa peaksid hoolsasti kõike, mis sinna on kirjutatud. Sest siis õnnestub su teekond ja siis sul on kordaminek. Jumal ütleb Joosuale, söö minu sõna, söö minu seadust, mõtiskle selle üle. Nii et Jumala sõna ei tohiks meie suust mitte kuidagi lahkuda. Me peaksime seda lugema, me peaksime selle üle mõtisklema ja kuulutama ja sööma seda enda sisse nii palju, et see muutub meie sees lihaks. Kui see juhtub, siis piltlikult öeldes me muutume nendeks kirjadeks. Ehk siis me hakkame elama seda elu, mida elasid apostlid või siis need Jeesuse jüngrid.
sellepärast, et apostlite teod lähevad sinus edasi täna. See raamat ei ole veel lõpetatud. Jeshua on siis eluandev leib. Kui me loeme Jumala sõna, siis me saame osa sellest leivast, mis murti meie eest. Olles siis lepingus, saame me osa ka sellest karikast, sellepärast, et tema valas vere meie eest. Täpselt samuti peame Jeshua jüngritena jagama inimestele seda elavat leiba välja, ehk siis Jumala sõna kõigile, kes seda vajavad. Inimesed peavad teadma, et lepingusse astudes kaasneb ka see karikas, millest tuleb kõigil juua. Kui sa kuulud Kristuse ihusse, siis pead sa arvestama, et sa astud lepingusse Jahvega. Seepärast on lepingusse astumisel äärmiselt mõistlik ennast läbi katsuda. Kas sa väärid seda keha või seda ihu? Sellepärast, et kes sööb ja joob mõistmata, mida see keha sümboliseerib, see tõmbab enda peale hukkamõistu. Kui sa saad Kristuse ihu liikmeks, siis sinu toit on elav Jumala sõna ja see on eluleib. Olles Kristuse ihus, pead sa hakkama muutuma. Kui sa ei muutu ja jätkad patus elamist, siis tõmbad sa enda peale hukkamõistu. Kristuse ihus olles ei saa sa olla enam endine. Kristuse ihus pead sa jooma sellest karikast, millest jõid nii Jeshua kui tema jüngrid. Sind hakatakse taga kiusama, sind hakatakse mõnitama, võib juhtuda, et sind pannakse vangi Jeshua nime pärast. Ja vaata, see on see karikas, millest me joome. See on lepingu veri. See vereleping on siduv leping. See pole mingisugune nalja tegemine. Jumal hoiatab neid isikuid, kes tema poega jalga alla tallavad ja ei pea pühaks armu vaimu. Nendele naljameestele Jeshua lepingu veri ei kehti, kes teadlikult pattu teevad. Nii tihti, kui te seda leiba sööte ja karikast joote, tehke seda minu mälestuseks. Jeshua ütles, mina lähen ära, teie jätkate seda minu pooleli jäänud kuulutustööd, te jätkate õpetamist ja te püsite ka ise tões. Ja meie kohustus on nii sagedasti rääkida Jeshuast, tema ohvrisurmast, seda, mida ta inimkonna heaks tegi. Võib-olla te saite nüüd aru, et kõik see, mida kirik teile täna pakub, see sümboolne veri ja sümboolne leib, et see ei ole see, mida me enda sisse peaks täna sööma või jooma igal pühapäeval. Me peame toituma Jumala elavast sõnast, igast tema sõnast, käima selles sõnas ning olles verelepingus peame ka jooma samast karikast. Ehk saama siis osa tagakiusust, mõnitustest ja vajadusel ka surema. Kui me kokku tuleme, siis me võimegi ühise laua taga olla söögiosaduses ja murda leiba, mis tähendab siis ühist söömist, kus me mõtiskleme Jumala sõnale. Igal ühel on midagi anda, ehk siis jagada. Ja me räägime sellest, mida Jeshua inimkonna heaks tegi. Me tuletame pidevalt seda meelde üksteisele. Me ei tegele mingisuguse paganlusega, isegi mitte sümboolselt, mitte. Meie usklikena noomime või siis räägime teise vaimsuses olevatele inimestele, et oi, et need sümbolid ja märgid, mis sul täna kodus on, need on väga halvad. Aga ise me joome sümboolselt inimese poja verd, uskudes, et see meid kuidagi päästab. Nii et minu armas usuvend ja usuvõde, ära ole mitte rumal. Katsu see video läbi, mõtiskle selle üle ja ära tegele paganlusega. Mis ma tahan sulle veel öelda? Et jaga seda videot. Jaga seda videot oma koguduse liikmetele, jaga seda videot oma pastorile, et ka nemad võiksid aru saada ja mõtiskleda selle üle, mida nad oma koguduses täna teevad ja pakuvad. Nagu ma ütlesin, see sümboolne vere joomine ja sümboolne leiva murdmine sellisel kujul ei ole see, mida Jeshua silmas pidas. Ehk siis te tegelete paganlusega. Nii et jaga oma pastorile seda videot, las nad vaatavad ja mõtisklevad ka. Ja ära palun kuula oma pastorit, mida nüüd tema sinule räägib.
vaid usalda püha vaimu enda sees. Loe need kirjakohad läbi ja mõtiskle. Jumal kutsub sind välja, muide, sellest hoorarüppest, mis on täna segatud Jumala sõna ja paganlusega. Nii et ole väga õnnistatud ja hoitud ja andku Jumal sulle tarkust. Aamen.